No tere, Kris, poiss! Tervist, Joosep! Kuule, suur tänu, et sa tulid teise episoodi, et nii suur nimi juba kohe teises episoodis. No ma nägin, et esimesel oli Stotter, ma nagu, et veel suurem nimi kui mina, et ma pean tulema, nagu saaks au tulla järgmisena, nii et aitäh kutsumast mind, Joosep. Ei, no muidugi, Stotter on jah, ikka suur nimi, aga jah, Stotteriga me teame juba 11 üle 10 aasta, et sinuga ma kohtusin alles, ma ei tea, mingi paar kuud tagasi või? Mõni kuu tagasi. Jah, ütleme pool aastat tagasi niimoodi näost näkku, jah. Jah, et minu jaoks sa oled täiesti tegelikult uus tegelane, et ma tean sind nii palju ainult, et kuskil aasta aega tagasi umbes hakkas YouTube söötma mulle sind kogu aeg, et just need millennialsid videod ja siuksed asjad. Et siis ma hakkasin vaatama, et uued näod on ju YouTube'is, et ma ei teagi neid, täiesti uus asi. Et aga äkki sa tahadki rääkida mulle alguses, et millal sa alustasid ja miks sa alustasid ja nagu kus see nagu kirg asi üldse tuli? Jaa, ma alustasin tegelikult juba väga ammu, et ma mäletan, esimesed sisuloome siuksed hetked olidki, kui ma olin mingi 10-11, kui ma tegin Terraria videoid siis nagu. Terraria mulle väga meeldis ja siis me tegime sõbraga videoid sellest ja pärast seda ma nagu hakkasingi tegema siis YouTube'i edasi. Algselt oligi meil siis nagu 2 peal 1 kanal ja see muutus selleks, et sõber ei viitsinud väga, aga mina tahtsin edasi teha. Ja ma tegin endale uue kanali ja mul oli väga siuke kinnis idee, et eesti keeles ei ole võimalik ja ma ei saanudki sellest nagu üle ja ma jäingi tegema inglise keele peale mingi 8 aastat nagu. Ma reaalselt tegin nagu väga-väga kaua inglise keeles mingi 3 eraldi kanalit ja ükski ei töötanud, aga ma väga nagu ei higistanud ka nii-öelda, ma nagu ei pannud kõike sinna sisse, et saada need käima, vaid ma siuke nagu üle käe tegin. Aga kui kaugele sa jõudsid nende ingliskeelsete kanalitega, et mis sul subscriberid ja viewerid ja mis sul oli kõige suurem? Ja kõige suurem, mis ma jõudsin, oli 200 subscriberit ja see oli läbi siis mitte kuskil enda promomise mingi lehtedel, vaid vaadake mu videoid, palun. Seda ma tegin ka kunagi mingi, et palun minge vaadake mu videoid, panin kuskil Redditisse, upvote'isin mingi, sõbrad mingi upvote'iga. Ja siis 200 saab ja kõige vaadatum video, mis mul kunagi oli tegelikult paroodia Suurest papast. See oli mingi 10 000 vaatamist, ma tegin Suurest papast paroodia video, ta tegi see laulu mingi I'm a monkey. Ma ei tea, miks ta tegi siukse laulu nagu I'm a monkey. Siis ma nagu, et okei, see on nii random. Ja ma tegin editi. Edit oli siis need Eesti, mingi ahvi saade oli, issand, see oli mingi multikas. Vembu Tembu mingi mingi siukene. Okay. Tegin sellega mingi miksi ja see oli esimene, mis ma nagu blow up'is. Et ma nagu, et oh my god, 10 000 vaatamist, väga sikk nagu. Aga see oli siis su nii-öelda ingliskeelsel kanalil või see oli juba eestikeelsel või? See oli ingliskeelsel ja ma lihtsalt nagu, et ma teen sinna lambistest eestikeelse miimi ja siis ma nagu, et ma võib-olla pidanud kohe aru saama tol hetkel, et see töötas, ma peaks seda tegema või sinna suunda minema, aga ma olen nagu, et ma lähen ikka seda sama tühja teed nagu, mis kuskile ei vii. Ma tean seda teed hästi, ma olen seda teed käinud. Ma proovisin ka vahepeal inglise keeles teha. Aga sellega on jah see, et see market on nii suur, et sinna lihtsalt ei saa löögile nagu, et ja muidugi see keelebarjäär mingis mõttes oleneb, on ju, see võib olla pluss, võib olla miinus, kuidas sa teed seda asja, aga jah, mul on ka täpselt see kogemus olemas, et inglise keelega nagu väga läbi ei löö. See on paljud tegelikult meil, ma nagu nii palju, kui ma tean, ongi Oliver oli samad teed näiteks, mina olin samad teed, sina olid nagu sarnast, kas alustasid ka inglise keeles või? Ma tegin mänguvälja ja siis, kui see mänguväli lõppes, siis mul oli see Joosepu kanal ja tähendab vahe oli meil mingisugune aasta või midagi siukest või rohkemgi isegi. Ja siis ma tegin, kuna mu see Joosepu kanal sai mingisugust copyright bändi või mis iganes, on ju. Ühesõnaga kanalit ei saanud kasutada, monetise'ida ega mitte midagi ei saanud. Ja siis ma tegin ingliskeelse kanali, proovisin inglise keeles teha, tegin kuskil üle aasta seda ja see ei liikunud kuhugi väga.
ja siis mõned aastad tagasi nüüd ma striimisin inglise keeles ja noh, see oli siuke noh, et mingi kuni 20 inimest vaatas iga kord, kui ma striimisin, aga ega see nagu suuremaks ei läinud. Need noh, põhimõtteliselt need, kes vaatasid, need olidki, enamus olid eestlased, on ju. Ja muud ei olnudki midagi. Et noh, pigem seda Eesti asja teha, sest ma mäletan, kui meie alustasime mänguväljaga, siis oligi see, et see oli nii uus asi, kogu see YouTube'i asi. Et ükski sponsor, nagu sihukest asja ei olnud üldse, et sa otsid sponsoreid endale ja keegi nagu promob su oma asja sinu videos või noh, raha teenimisvõimalust praktiliselt ei olnudki. Et siis oligi nagu see teema, et see Eesti asi hakkas üles võtma, ma ei tea, mingi 2015 või midagi sihukest äkki. Et aga noh, siiamaani tegelikult Eestis on ka suht raske nagu raha teenida sellega, aga tegelikult sina meil oled ju täiskohaga sisulooja nii-öelda. Jah, ma olen täiskohaga ja see võttis aega, aga ma räägin alati, et mul on väga hea start on sellega, et kui ma nägin, et ma hakkas nagu TikTok kasvama, siis ma mõtlesin enda peas, et ma just nagu olin kaitseväest tulnud ja ma nagu, et kas ma nüüd otsin tööd edasi, ma nagu ei leidnud väga mingit tööd, käisin ja proovisin, ei võetud ja siis ma nagu, et okei, mul TikTok hakkab kasvama, mul on iga nädal tuleb pluss 1000 jälgijat kuidagi, siis ma nagu, et ma ei tohiks ju tööle minna praegusel hetkel, see oleks nagu vale lükke. Siis ma nagu vanematele, et kas te saate maksta mu renti ja siis ma lihtsalt nagu 100% iga päev, iga öö lihtsalt teen sama asja edasi ja loodan, et see läheb kuskile. Ja siis nad olid nagu, et okei, ma ei tea, luckily nad olid nagu lihtsalt davai. Mul on suva, mis sa teed lihtsalt nagu hustle'i ja kui failid, siis nagu midagi ei juhtu, vaata, mis on aus. Kui ma oleks nagu failinud ega midagi oleks halba juhtu, ma oleks tööle läinud lihtsalt. Aga ma sain siuke pool aastat lihtsalt täie lauluga teha. Nii et ma läksin poole aastaga sellest, et ma ei teeninud nagu väga midagi selline, et ma sain maksta oma üüri, söögi, kõik ise ära nagu. See on isegi päris hea, see on väga hea, ma ei ole siiamaani jõudnud sinna. See on väga crazy tõesti nagu, see on väga crazy tõesti. Mul on 15 pluss aastat, ma ei ole sinna jõudnud. Aga alati jõuab ju, alati jõuda. Võib-olla, eks näeb. Aga oota, kui kaua sa eesti keeles siis oled teinud seda Chris Boysi teemat nagu? Praegu jookseb 3. aasta, nii et 2 täis aastat on nagu täis ja siis 3. algas nüüd. Aga kas sa ütleks, et see asi, mis nagu boostis sind, oligi TikTok siis? Et enamus lapsi just vaatab seda ju, noori. Ja sellepärast ma läksin ka sinna, siis ma teadsin, et nagu see on kõige popim nagu äpp praegust, et YouTube'is ju obviously, kui ma tegin 8-10 aastat ja ma ei saanud nagu väga, ma ei saanud kunagi for you'sse nagu for you page'ile. Avalehele nii-öelda. Ja siis ma läksin TikTok'i, tegin 6 kuud lihtsalt consistently tegin ja siis järsku oli see, et okei, nüüd näitab iga mu videot lihtsalt kõigile Eestis nagu 100 000 vaatamist iga videos, ma nagu, et okei, see on nagu, TikTok on teistsugune avastamiseks, et ma nagu taipasin ära, et ma peaks sealt nagu otsima siis nii-öelda inimesi, kes mind näevad. Okei, ja see on väga hea point selles mõttes, et ma olen TikTokis tegelikult kogu aeg eemale hoidnud kõige muu pärast ka nagu, et mis see äpp üldse on ja see Hiina värk kõik, et spioneerib su telefoni. Mulle ei meeldi ka TikTok. No mis sa teed, on ju, see lihtsalt on populaarne, on ju. Sellist. Et noh, selles mõttes see on päris hea nüke nii-öelda, sealt nii-öelda promoda ennast. Aga siis nüüd sul on juba 3 kanalit, on ju? Sul on Chris Boys, Chris mängib või Chris Boys mängib? Chris Boys mängib, jah. Ja Millennials koos Artemiga siis. Et millal sa nagu laiendasid oma seda nii-öelda haaret YouTube'is ja mis su nagu see, noh, mängib, sellest ma saan aru väga hästi, aga just see Millennials, et kus see nagu idee ja ülesehitus ja värk tuli? Ja põhimõtteliselt mul oli olnud pool aastat siis enda põhikonto Chris Boys, siis ma nagu, et okei, me peaksime panema kui ma teen nii palju laive, me võiks need panna YouTube'i ka, sest inimesed tahavad järgi vaadata, pluss, noh, miks mitte. No ma saan selle laivi teen ära ja lasen sellist kuskile voidi, N-dimensiooni voidi lihtsalt minema, nagu mul las ta läheb üles kuskil, äkki ta teeb seal ka numbreid, siis ma olime, et teeme kanali.
sugulane hakkas mul monteerima ja siis maksin talle ja siis ta tegi edasi. Sealt tuli siis mängukanal ja siis Millennials tuli aasta hiljem. Lühidalt oli see, et Artjom oli ütlenud laivis, et Chris Boyce on äge, siis ma nagu, et aitäh, keegi ütleb, et nagu ma olen äge, nagu see on nagu, kui sa alustad, see on see, et sa justkui otsid, et keegi nagu recognise'iks sind, vaata, et siis nagu võtaks sind omaks sellesse space'i. Ja siis Artjom oli ütlenud, et see on äge vend, vaata, ja siis ma nagu, et okei, ma kutsun Artjomi Among Usit mängima, siis ta nagu, et ma ei jõua, ei saa tulla sel päeval, aga siis ta pakkus mulle mingi teine aeg välja, et teeme mingi laivi, siis tegime laivi koos, selleme, et okei, teeme siis mingi kanali koos, vaata, et meil on siuke hea flow. Tema pakkus välja ja siis me koos panime kokku, et mis me teha võiksime. Eks see on siukene, meile workflow on väga huvitav, see on nagu Artjomil pole nagu üldse mingeid limiite, mis ta mõtleb ja siis mina võtan nagu selle ta idee ja YouTube'istan selle nagu ära, et ta viskab alati mingeid asju ja siis ma nagu, et kuidas see töötaks YouTube'is nagu, eks siis meil on siuke hea sünergia nii-öelda, aga jah, niimoodi umbes tekkis. Ja mulle need Millennialsi videod meeldivad ja siis, kui meil see sisumaa oli, siis mingi naisega rääkisin, et siuke asi ja siis ta oli mingi, et see on see, kes teeb neid Millennialsi või? Seda vaadatakse nii palju. Ja siis jah, see on põhimõtteliselt asi, mida tema ka vaatas, aga nendel videotel on üks väga halb külg. Vaata, te teete toidu... Ja just, te teete toiduvideoid ja iga kord on siis nii. Ma elan nagu linnast väljas ka, siis on nagu ma ei saa mingi Boltiga tellida endale. Mul ema räägib sama asjad on nagu, et nii vastika maada, sellepärast sa vaatad, et oh my god, mis heas kohas nad käivad, aga nad elavad maal. Ja see ongi see, et nagu me ei saa minna. Ja ongi, et noh, kui õhtul vaatad, vaata enne magama minekut, siis ongi kõht läheb tühjaks või korisida, kuhuga lähed magama. Sorry kõigile, vabandus. Aga ei, videod on väga head. Aga, ma tänan. Aga oota, sa oled siis maalt pärit, et sa nagu oled üles kasvanud maal? Ma olen üles kasvanud maal, aga ka linnas natuke aega. Lühidalt, mul on suhtsuke ränduri background väiksest peale, me elasime vahepeal, alustasime maalt, siis kolisime Soome, kui oli see majanduskriis, siis ma elasin 2-3 aastat Soomes, siis just kui ma pidin kooli minema, siis minu käest küsis nagu paps, et kas tahad minna Eesti või Soome kooli? 6-aastase käes, bro, kas tahad elada siin või siin riigis? Ma olen nagu, et ma olin nagu, et lähme Eesti tagasi, sellepärast mulle ei meeldinud need Soome lasteaia lapsed, ma olen nagu, et nad olid nii imelikust, ma nagu, ma ei taha olla siin rohkem. Ja sellepärast ma olen siin Eestis. Kui mul oleks meeldinud Soome lapsed seal, siis ma oleksin, ma arvan, olnud võib-olla praegu Suomi poika või ma ei tea, Chris Poikana. Ma oleks võib-olla olnud Soomes. Ja. Et jah, siis me tulime tagasi, elasime maal ja jah, nüüd ma olen elanud maal, elasin maal mingi 10 aastat, siis kolisin nüüd Tallinnasse. Aga sa elasid nagu päris maal, et tegite maatöid ja pidasite loomi ja sükest asja? Jep, kõik see nagu külas täpselt nagu. Meil on lehmad seal ja ma olen põllu pean tööd tegema ja crazy nagu. See on päris huvitav, sest nagu kui sa tuled süksest kohast ja siis nüüd sa oled nagu väga high-tech töö peal, et sa pead nagu striimima ja kõik see nagu tegelikult see kaadrite tagune on alati see, et miljon asja läheb valesti ja mis iganes on ja et kuidas sul siuke hüpe oli, et lihtsalt huvitas see tehniline pool ka või lihtsalt vajaduse pärast? See oli see, et kuna ma olin maalt pärit, mul oli vähe võimalusi käia kuskil, vaata. Et kui ma tahtsin, näiteks väga mäletan, tahtsin rulaga sõita. Kus sa kohas sa maal rulaga sõidad? Nagu? Kruusatee peal. Aukudest. Ja nagu, kus ma sõidan selle rulaga, ma arvan, et ma oleks reaalselt olnud mingi skaterkutt, kui ma oleks linnas nagu elanud hästi pikemalt linnas on elada. Siis ma mingi, et ma nii väga tahtsin rulaga sõita. Ma hinge kutsumus see rula reaalselt, siis nagu okei, ei saa. Ja siis ma lihtsalt olingi, et maal palju sa ikka seal õues mängid, no me mängime õues ja aga mingeid enam ei viitsi seda peksta seal mõõkada kõik teist, siis lähed tuppa, mis toas teed? Mängid, võtad arvuti lahti, vaatad, mis mängud seal on seal, GTA Sign, tõmbad Pirate Bay'st mingi uue mängu alla, lähed mängid lihtsalt Minecrafti ja nii edasi, eks ma hakkasin nagu räigelt arvutis mängima ja sealt oli ka, ma vaatasin hästi palju YouTube'i ja sealt ma õppisin inglise keelt, siis ma nii-öelda siis saingi ma selle sisuloome pisiku, ma arvan, sealt väiksest peale lihtsalt nagu iga päev mingi YouTube'i vahtimisest, et PewDiePie'd ja värgid, särgid kõik. Nojah,
paljud arvatavasti said sealt selle nagu pisiku värgi kätte, et üldse teha, et aga sa mainisid, et sa peale kaitseväge siis põhimõtteliselt võtsid selle nii-öelda ette, et hakata, et ennem sa käisid koolis või sa käisid kaitseväes kohe peale kooli või mis su nagu see plaan oli või kas sa üldse plaanisid ennem kaitseväge ka siukest asja teha või? Ennen kaitseväge oligi põhimõtteliselt see, et ma käisin siis gümnaasiumis Tartus ja tegin samal ajal ikka sisuloomet, ma üritasin olla nagu Fortnite'i creator, tegin laive ka ja meil oli oma Fortnite'i tiim Eestis. Ja siis pärast seda ma pidin kaitseväkke minema, see aeg oli väga veider aeg, sest ma läksin, siis tuli koroona, ma olin 12 klass lõpetamas, siis oli nagu, siis lõpetasin ära. Siis pool aastat ma nagu tiksusin, ma nagu, et mida ma teen nüüd. Ja see oli see, et mine kaitseväkke, ma läksin talvekutsega kaitseväkke veebruaris. Ja tulin välja sealt, siis ma nagu, et okei. Kaitseväes ma nagu olin hästi eemal, aga tegelikult ma ei olnud eemal sisuloomes, sest ma tegin seal ka sõdurilehti tegin. Aga kui ma välja tulin, ma nagu, mul oli siuke nagu uus hing sees või ma olin nagu väga nagu valmis, et okei, nüüd ei hoia meid miski tagasi enam. Mul pole enam midagi vaja teha siin elus, nii et lihtsalt 100% aitab, ma ei viitsi enam nagu olla selles kaotaja mindsetis, et ma ei saa selle YouTube'iga hakkama, see on võimatu, see on random, see on lakk, ma nagu, et mul on suva, ma kolin Tallinnasse ja ma lihtsalt hakkan grindima ja kui see ei tööta, siis ei tööta, kui töötab, siis töötab. Et see kuidagi nagu mu aju muutis kaitseväes käik nagu räigelt. Aga sulle muidu meeldis kaitseväes või sa pigem ei oleks läinud või? Ei, ma ei tahtnud minna üldse, ma nagu reaalselt ma olin nagu, et ei, palun, ma ei taha minna sinna, see on mõttetu, miks on kohustuslik Eestis, muutke ära, palun. Aga kui ma ära käisin, ma olin nagu, et jaa, jätka kohustuslikuks, kõik peavad käima seal. Ja ma olin nagu, et sellepärast lihtsalt sa koged nii raskeid asju võib-olla kas füüsiliselt ja vaimselt, et pärast, kui sa tuled välja sealt nagu, ma ei tea, mis mu jaoks oleks raske nagu. Ma olen olnud juba selle mental breakdowni või füüsilise nagu äärmuse peal, kus ma ei jõua enam midagi teha. Mul on nii halb olla seal pimedas külmas telgis, et ma nagu reaalselt siin ei ole, siin maailmas pole midagi hullemat ma jaoks enam, nagu kõik on tehtav, et ma olen nii raske asja läbinud, et see oli nagu hea minu jaoks, et mulle meeldis ja. Et see annab nagu sulle selle skaala alumise osa juba kätte, et nii halvaks saab minna, et siis noh. Kui hea oli. Okei, see on huvitav vaatevinkel, jah. Mulle endale väga ei meeldinud. Kus sa käisid? Ma käisin Kuperjanovis. Võib-olla see on ka vahe, vaatame. Tegelikult on vahe, kus kohas sa käid. Ei, jaa, ma olen kuulnud, jah. Aga ma sain varem minema ka sellepärast, et mul oli selg katki. Ja siis mind lasti varem minema, et ma põhimõtteliselt olin terve noorteaja, ja siis meid ikka piinati ka seal nii, et vähe ei ole. Aga noh, loova inimesena nagu selles mõttes, et seda scratchi ei saanud kuskilt, et nagu looks midagi, teeks midagi, on ju, midagi, mis oleks äge, vaid lihtsalt teed seda, mis sulle öeldakse ja nii edasi, et noh. Ja noh, see oli suht muserdav ka, kui vennad on ju, kes noh, põhimõtteliselt sa näed, kuidas seerud lihtsalt keeravad inimestele, mitte ainult sulle, mind tegelikult isegi jäeti suhteliselt rahule, et väga ei tõmmatud niimoodi, aga seal mõni ikka oli täitsa läbi. Meil oli näiteks üks seersant, kes ta hakkas juba ära minema, on ju, et tema aeg hakkas otsa saama, ta oli ka on ju see samune ajateenija. Ja siis lõpupoole ta oli nagu, et kui kondid peal ei ole, see ei tohi mulle silma vaadata. Ja kui silma vaatasid, siis ta pani su seisma. No tavaliselt sa seisid kuskil, no ma ei tea, mingi 20 minti või nii, on ju. Ei ole nii hull, on ju. Aga no, sest mis sa muud ikka teed, nihid põrandat seal või mis iganes, on ju. Aga aeg-ajalt ta siis unustas, et ta pani kellegi seisma. Ja siis need vennad seisid seal nii kaua, kuni keegi teine läks meelde tuletas talle. Mingi tüüp seisab juba mitmendat tundi seal juba. Aga noh, see on tegelikult näiteks võimu ärakasutamine juba, et noh, suht tühi käsk juba. Et jah, et siukseid asju nagu oli tegelikult päris palju ja no kui mina läksin kaitseväkke, siis ma mõtlesin, et need kaasteenijad ilmselt on kõik noh, siuksed ligadi-logadi jobud on ju ja aga vähemalt on kord majas on ju
aga vastupidi oli. Ajateenijad olid täiesti normaalsed ja siuksed vennad, kellega nagu muidu hängiks ka, onju. Aga Koreda seal ei olnud mitte keegi, ei tea mitte midagi. Kõik nagu käsevad midagi ja siis sa ütled talle, et aga see vend ütles nii, siis ta on mingi mökk, onju. Et noh, siukseid asju oli väga palju, vähemalt seal, kus mina käisin ja sellel ajal. Et need vennad, kes nii-öelda võimu peale surusid, ei teadnud isegi, mis nad tahavad nagu. Ja tähtis punkt võib-olla on sellele sõnal siin jah, et sellel ajal kindlasti kaitseväes asjad alati, seal muutuvad asjad väga kiiresti nagu, et seal on nagu väga teistsugused nõuded ja asjad väga vähese ajamääraga muutuvad nagu. Ja tundub küll, jah. Seda ma ütlen ka, et kõik, kes olid nagu tegevväelased seal, need vennad tundusid kõik normaalsed olevat, et nemad keegi niisama ei töganud ega torkinud kedagi, vaid ja kui sa läksid nagu mingi asjaga rääkima neile, siis nad nagu kuulasid ära ja andsid sulle lahenduse, onju. Et selles mõttes küll, aga jah, minu meelest just need ajateenijad, kes on pandud üle teiste, need nagu tihti läksid üle. Meil oli sama asi nagu, ongi need ajateenijast noorem seersandid lihtsalt väga siuksed kurjad või nii-öelda, aga noh, trilli mõttes töötas, ma olin seal nagu, et jep, ma kuuletun, allun sulle, sa oled mu jumal nüüd, nagu ma olin nagu, et ma ei tee mitte midagi pahasti. See on nagu reaalselt, ma olin samamoodi nagu. Aga kas sa pidid ka gaasimask peas relva puhastama või? Gaasimaski meile ei antud, ma ei mäleta miks, aga meil gaasimaski nagu skipiti, kas meil oli, ma ei mäleta miks see oli, aga ei olnud jah. Okay. No, kinnisilmi ma olen pidanud relva kokku lahti võtma, see on vist kõigi jaoks nagu. Ja. Ei, ma sain karistada selle eest, et ma relva esimest korda liiga kiiresti kokku panin tagasi. Ja siis hakkasin teisi õpetama, et kuidas seda panna, siis ma sain karistada selle eest. Loogiline kaitsevägi, loogiline. See ei tohi midagi hästi teha. Lõpeb loogika. Et see on küll tõsi, et sa pead täpselt keskel olema kõigis asjades, et keskmise võimekusega, kui sa oled üle või alla, siis on midagi väga halvasti, aga kui sa keskel oled, siis kõik jätavad rahule. Et jah, ma ei tea, siuke veits tobe, aga ma kujutan seda ette küll, et kui mul ei oleks seda seljavigastust olnud, siis ja natuke teine mindset kaitsemäkke minnes, siis oleks sellest päris palju kasu olnud ja noh, tegelikult oli ka, et sai igasuguseid asju teha ja kõige rohkem oligi tegelikult see, et sa näed nii palju erinevaid inimesi seal, sest mõni vend oli siuke, et ma ei kujuta ette, et siuke vend üldse eksisteerib nagu. Jaa, nõus. Aga jah, aga kaitseväest edasi liikudes siis, et kuule, kas sa peale videote või siis üldse sisu loomise millegi muuga ka tegeled, mingi hobi või mingi siuke asi? Ja ma olen tegelenud siis eelmise aasta jaanuarist boksiga. Ma olen aru saanud, et väga tähtis on see, et sa liiguksid füüsiliselt, sest muidu see on nii nagu võib-olla lihtne asi, mida öelda, et lihtsalt liigu, aga see tõesti nii palju muudab, et kui sa istud päev otsa toas kogu aeg ainult töötad, siis mingi hetk sul tekib see, et sa hakkad võib-olla liiga üle analüüsima enda asju ja lihtsalt sa oled nagu liiga sees selles asjas. Et sa pead natuke rohkem välja tõmbama ennast või mõtteid eemale saama. Mulle meeldib sellepärast boks, sest seal sa oled nagu 100% nagu nii-öelda locked in, et sa mõtledki ainult sellele, et kuidas ma löön, et sa unustad kõik muu ära nagu. See on väga hea nagu reset tajule, et teed midagi muud vahepeal, on ju. Aga mis tavalist boksi teed või mingi kickboksi või? Tavalist, sest mul on ka see, et nagu sul oli selg kaitseväes, on mul nagu põlv, mul on millegipärast üks põlv nagu kulunud. Ma arvan sellepärast, et ma lõin ta gümnas nagu väga kõvasti ära, nagu kehalises tunnis, ma lõin vastu raudada nagu väga kõvasti ja pärast ta nagu, ma ei tea, see põlv ei ole nagu sama olnud. Et ühesõnaga, kui ma väga palju jalgu treenin, siis ma hakkab põlv hakkab räigelt valutama. Ehk siis ma kickboksis praegu nagu hoidun, ma teen tavalist ja siis ma nagu vaikselt treenin jalgu lihtsalt, et mitte üle kormata nagu. No tegelikult, kui sa boksid, siis sa pead ju jalgadel kogu aeg nagu kiire olema, et see on nagu sellel ajal.
jaa, aga see kuidagi, see ei ole nagu liiga koormav mu jaoks. Ma just mõtlen jah, kui sa seal jalgadega peksma pead ja põlvi kokku peksma pead, siis võib-olla see on jube, ei ole mulle. Ei, ma arvan, et see on ükskõik, kes seda teeb, see on tegelikult päris nagu koormav kehale, et mis 40-sina tavaliselt panevad need hullud bokserid ja need vennad ju enda karjääri maha, et siis nagu keha ei pea vastu enam. Aju, jah. Jah, aju ja kõik selles mõttes, et nad, vaata, see on nagu see e-spordiga ka, et sa ei ole enam nii kiire. Või tuleb Karpal Tunnel. ja, midagi siukest on ja, et neid asju on päris palju, mis tulevad. Aga ei, boks on päris lahe, jah. Et kui tihti sa teed muidu seda? Nüüd pärast seda sisu mul on nagu olnud off-season, ma olen praegu siuke 5 kuud eemal olnud. Ma olen üritanud nagu auku leida, et uuesti käima hakata. Aga see aasta on alanud nagu nii paljude asjadega, et ma olen kogu aeg mingi, et okei, ma läheksin neljapäeval siis, aga ma ei saa, siis mul on reaalselt nagu see shoot seal täpselt sel ajal, siis ma nagu, et okei, ma ei saa siis minna. Hästi palju asju on vahele tulnud, aga nüüd ma üritan auku tekitada ja kui jumal lubab, siis see neljapäev ma lähen tagasi ja hakkan uuesti käima aktiivselt. Ja, ma tahan käia, ma igatsen nagu seda. Väga äge. Ja, ei, no liikuma peab, jah. Aga te olete teinud neid kummitusvideoid ja mitmete nagu sisuloojatega koos ja nii edasi, et mind väga huvitab, et kas te olete nagu päriselt ka midagi näinud või on see kõik lihtsalt nagu creepy koht? Ja. Päriselt mina oma silmaga, ma ei saa 100% olen näinud, küll aga üks asi oli ainult imelik seal, mida ma silmaga nägin, oli siis Suuremõisa lossis Hiiumaal. Nagu ma ei tea, mis see oli lihtsalt, võib-olla ma lihtsalt nagu kujutasin ette nagu, aga kui ma nagu keerasin ennast ja vaatasin nagu lihtsalt enda paremale, siis ma nägin, et aknast läks siuke nagu valge, nagu mingi valge kogu või mingi riielis nagu ja siis ma nagu, kas siin on kajakad, ma küsisin, et kas siin on äkki mingid valged linnud või nagu mis on loogiline ja siis ta nagu, et kajakaid siin ei ole, siis ma nagu, et okei, ja nagu just ennem räägiti, või pärast räägiti, et seal oli mingisugune naine või mingi asi käinud, mingi surnud või sünnitamisel või mingi siukene teema. Ja siis ma nagu, et ma ei tea, võib-olla ma lihtsalt kujutasin ette, aga muidu siukest nagu kogu ma ei ole näinud veel. Ja ma arvan, kui see päev tuleb, kui ma näen või peaksin nägema, siis ma rohkem nüüd videod ei tee. Siis ma olen nagu, I'm good. Aga siis on just põhjust teha ju, et siis on just nagu, et me nägime päris asja. Aga siis on nagu, see on väga hirmus lihtsalt, sa kujuta ette jaoseb, kui hirmus see on. Ma tead, ma kujutan ette väga, kui hirmus see on. Aga selles mõttes, et okei, sa nägid seda kogu. Kas see on nagu nägemine, aga kas sa tundnud ja mis on nagu need kõige creepimad asjad, mis sa nagu tundnud, et keegi teine on seal või mis iganes? No 2 asja mul on kohe meeles, mis on minu jaoks nagu, et kui sa tahad väita, et kummitused on olemas, siis need 2 asja on nagu perfektsed sinna. See, et Sydney seal sama Suuremõisa lossis pööningul küsis küsimusi nagu ja taskulambid, mis meil kõik töötavad ja ülejäänud maja peal nagu ei vilkunud ega midagi. Siis kui Sydney küsis küsimuse, et tee selle taskulambiga midagi, siis taskulamp läks, nagu tuli läks vähem erksamaks. Ja siis ta nagu ütles midagi, siis läks nagu laiali jälle. Nagu ta nagu suhtles millegagi läbi taskulambi nagu. Ja see on minu jaoks, see on on camera ka. Ja ma olen nagu, et what? Ma nägin alles pärast footage'ist järgi, Sydney koha peal mingi, et ja mu taskulamp vilkus. Siis ma mingi, et tööd, sa küsid küsimuse ja taskulamp kohe nagu liigub kaasa suga. See on nii veider, nad kuskil mujal ei teinud seda nagu. See oli LED-lamp on ju? Ja. Need ei tohiks üldse vilkuda niimoodi ju, või just vähemaks minna ja suuremaks minna niimoodi. Ja, nad ei teegi niimoodi need lambid. Nagu, ja, oleks hõõglamp on ju, siis nagu saad aru on ju, et see asi võib on ju, mis iganes taputad ja siis on ju see nõel võib-olla seal ei ole kõige kindlamalt kinni, aga LED-lamp ei tohiks jah niimoodi teha. Ja, kui ta just ei ole ka hõõg, ma 100% kindel ei ole, aga nagu isegi sellel hõõglambi versioonil minu jaoks või LED-lambi versioonil on see, et miks ta kuskil mujal ei vilkunud, sellest ma ei saanud aru lihtsalt. Kui Sydney räägib selle lambiga nii öelda või siis ta nagu teeb. Ja teine asi oli seal
Sangaste lossis ja see on minu jaoks kõige nagu haigem, kui me istusime maas ja me kuulsime, et nagu keldrist spiraaltrepist tuleb nagu samm nagu trepist üles see hääl ei ole ühes kohas, vaid ta tuleb valjemaks läheb see hääl. Ta tuleb justkui keegi tuleb keldrist meie poole ja siis ma nagu, et sa ei saa seda mitte kuidagi selgitada, et see on mingi toru, see on mingi loom, siis see kõlas nagu saabas vastu maad. Ja nagu siuke nagu inimene, nagu inimkaaluga kõnniks keegi lihtsalt tõts trepist. Ja see oligi, et miks minu jaoks see on nagu proof, et kummitused on olemas, on sellepärast, et kaameramees, kes meil kunagi ei karda, see hetk, tema oli esimene, kes hakkas kohe kõndima ja liikuma ja ära jooksma. Ja see tuli nii lähedale, et kui ma oleks olnud mingi 3 sekundit veel vait, ma arvan, ma oleks nagu tundnud, et on nurga pealt on nüüd nagu meie tuppa astunud. Okei, see kõlab väga ägedalt. See kõlab, nagu kui keegi tahab minna, võtke Sangaste loss ette, mõtlen ausalt, seal kohas on midagi veidrat nagu ja seal oli üldse väga weird vibes, ma ei oska seda seletada, aga see oli minu jaoks siuke nagu, et ma ei suuda selgitada seda olukorda. Kas sulle tundus rohkem, et nad on lihtsalt nagu kummitused, kes nagu chillivad seal oma lossis on ju, või et need on nagu mingid kurjad olevused, et nagu mis vibes sinu jaoks oli seal? No, sest üks asi on see, et hirm on ju, et noh, kui keegi mul praegu Burningul kõndima hakkab, siis oleks ka päris kõhe, aga ta ei pruugi evil olla, on ju. Ja. Ma arvan see, et kas ta on evil, saab teada läbi selle, kui ta võib-olla, kui sul on mingi siukene, kas uksi kinni lööb või midagi siukest. Aga seal nagu ta oli lihtsalt kõik, mis me nägime. Okei, no ühe korra ta ütles küll, et mingi ära siit toast. See oli läbi siis kassi pallide nagu kommunikeerimine, mis on lühidalt siis pall, mis hakkab vilkuma, kui seda liigutad. Aga seda kummitus, ma ei tea, kuidas see ka võimalik on. See lambist hakkab vilkuma ilma liigutamata. Kui sa oled mõnes toast paned ukse lävedele nad maha. Ja ükskõik kus majal ma hoian neid, nad ei vilgu nagu. Ja siis kui sa oled seal toas, sa küsid, et kas sa tahad, et me läheme ära ja sa näed ukse lävel hakkab pall vilkuma. Kuidas? See on Amazonist mingid lambised kassi mänguasjad. See ei make'i sensi mulle. Miks see teeb niimoodi? Ja seal toast oli mingi, et Oliver küsis seal mingi, et kas sa tahad meile halba või tahad mingi ära ja see oli mingi, et hakkas kohe vilkuma. See on mingi, et jep. Ma ei tea, mis seal toas on, aga seal toas on midagi, mis ei taha meid sinna, et jah. See on nagu huvitav, jah. See on väga huvitav. Väga nagu äge asi. Aga no, kui te siukseid videosid teete, siis te nagu jahitegi siukest kogemust ju. Ja see on meie pointiga, et miks me alustasime, et nagu päriselt saada nagu enda jaoks teada, kas see on lihtsalt mingi inimeste nagu enda peas kinni või päriselt on ka midagi paranormaalset. Ja praegu ma olen rohkem selle poole peal, et on. Sest ma lihtsalt ei oska selgitada, nagu, miks need asjad nagu niimoodi töötavad. Nii et sa pigem usud vaimudesse, kummitustesse, sihukestesse asjadesse? Ja, ma pigem usun. Aga mis sa arvad, kas need on nagu kunagi olnud inimesed või need on mingid muud olendid, mingid asjad, kes hängivad seal või on lihtsalt kõik kummitused ikkagi inimesed või mis su maailmavaade selle koha pealt on? See on väga huvitav, see on Stotteri teispoolse jutt tuleb nüüd. Nojah, ma küsisin talt ka, et mis ta ja teispoolse, jah. Ma arvan, et mingid energiat nagu jäävad, vaata. Nagu, ma ei tea, kas nad kummitused on nagu päris inimvormis, ma seda ei kujuta ette, aga lihtsalt, et mingi energia nagu võib jääda siia maailmasse või mingi universumi energiat kuskil sees liiguvad ja ma arvan, see mingi energeetika või mingi selline asi siis. Aga kui sa ütled energia, siis sa mõtled, et see ei ole päris hing või? Et see on nagu mingi ma ei usu, et see on spetsiifiline, et see on nagu see Maie, kes seal suri, et Maie hing jäi sinna nagu, et see ongi nüüd Maie peab olema igavesti seal majas. Vaid pigem on see, et lihtsalt, ma ei tea, Maie mingi lihtsalt energia, mitte et ta see nagu consciousness jäi sinna, vaid lihtsalt Maie mingi energia jäi sinna. Et ta vibe elab edasi seal. Ta vibe elab seal edasi nagu, vibe. Me tegime nalja siin, kui me selle maja saime, et me olime nagu, et siin ei ole üldse nagu, vaata,
ostad vanema maja, siis on ju võib-olla on ju igasuguseid imelikke asju on ju, aga meil ei olnud. Ja siis räägitakse maja vaimudest on ju, ja siis me olime, et ei, meie maja vibe on väga nice on ju. ja. et see ongi nagu noh, niuke värk, et ongi nagu vibe. See vibe on päris hea seletus low-key nagu, see on päris hea. Aga no jah, võib-olla see ongi kuidagi niimoodi, et vaata, kui me sureme on ju, siis me läheme nagu tükkideks selles mõttes, et bioloogiline osa sureb on ju, siis on mingi energeetiline osa äkki, mis nagu jääb kuhugi hõljuma või liigub siis kaasa, oleneb on ju, mis olukord on. Ja siis see vaim või hing on siis nagu see mingi essence, kes oled sina, kes siis kas liigub edasi või ma ei tea, mis sellega juhtub on ju, olenevalt mida sa usud nii-öelda. No minu meelest see on väga tõenäoline, siukene asi võib olla olemas, sellepärast ju me näeme nagu maailma lihtsalt läbi nende asjade, mis meil on siit bioloogiliselt antud. Me ju ei näe maailma ütleme siis näiteks mingi tulnukas võib näha seda nagu täiesti teistmoodi. Meil on lihtsalt need silmad nagu meil on, me oleme ütelnud, et see on nagu fakt. See, mida need 2 silma näevad, see on fakt nagu. Aga võib-olla on siit näha mingeid teisi asju veel kuidagi. Me lihtsalt ei näe neid, me ei oska neid nagu selgitada. Me oleme lihtsalt no me ei näe näiteks infrapuna ega ultravioletti on ju, et linnud näevad on ju. Ja me ei kuule neid helilaineid ka hästi kõrgeid vaata, nii et just, et meil on väga piiratud see ala, et mida me näeme ja millega me saame arvestada nii-öelda. No ja teaduses nad ehitavad neid masinaid selleks, et nagu rohkem täpsemalt aru saada ja kvantmehaanikas jõuagi sinna, et mõõtmine muudab nagu seda tulemust on ju, et see ongi see, et siis sa ei saa mõõta enam asju, et kuidas sa siis neid asju tead. see kvant on ma räägin nagu, kui sa juba kvant sinna jõuad, siis pigem on olemas kummitused nagu ja kõik asjad, et ma ei usu et meil nii see on jah veider. Mul oli vahepeal, mõtlesin, et see ei saa olla päris ja siis nii palju, kui ma kuulnud olen, mul on mõned kogemused endal ka mingi väiksemast, kus ma nägin imelikke asju, aga ma pigem arvan ka, et midagi seal on ja mingid asjad siia jäävad mõnikord hängima ka. Aga vot, mis asi see täpselt on, seda ma ei oska öelda. Et tegelikult oleks väga lõbus kellegi, kes on nagu mingi selgeltnägija või mis iganes on ju, küsida, et mis värk on, et kuidas see kõik nagu kokku sobitub. Sest kui sa lähed kas või näiteks kiriku teemad ka, on ju, kui see asi on nagu osa sellest, siis kuidas see maailmapilt nagu kokku käib üldse, et Tõsi. Ma praegust see on väike spoiler tulevaseks tondipüüdjaks, siis mitte nüüd järgmine osa, vaid ülejärgmine ma tahan võtta nagu selgeltnägijad siis nagu külaliseks. Et me saame nagu, tema saab näidata mingeid asju, tehnikaid või siis üldse selgitada mingeid tegevusi või proovida midagi siis koos professionaaliga oleks väga äge. Et ma hakkan uurima ringi suvel, et millised oleksid nõus tulema videosse, et väga äge oleks, kui me saaksime kõige top selgeltnägija Marilyn Kerro oleks väga sikk nagu. Ma loodan. No ei, põnev, kindlasti tuleks äge, aga ega te ei plaani kuhugi sunnuaedadesse minna, sest see pidi väga halb olema, kui sa sealt midagi kaasa võtad. Tead, ei ole isegi, ma ei ole korragi mõtlen selle peale, et minna surnuaeda ja see on vist pigem sellepärast ka, et ma ise olen vaatan hästi palju välismaal Sam & Colby't ja nemad teevad siis nagu USA-s vaata, aga nemad ei ole ka pigem nagu majades ja vist surnuaias käia tundub natukene disrespectful minu jaoks. Ja pigem vist on jah. Et lase inimestel need, kes on seal, nad puhkavad nagu. Ja see ongi nagu nende koht, vaata, et kui ta tondilossis on ju kuskil hängib, on ju, siis ise jäid sinna. Ja ise jäid sinna. Nagu enda viga. Ja mis ma teha saan, on ju. See hoone pole ammu sinu enam. Ja, see on müügis praegu juures, kapitalism. No võt. Sa ei teagi, mis see tähendab. No võt. Et nojah, nende vendadega nagu bets are off on ju, aga päris mingi õiges kohas vaim ei hakka nagu näppima väga. Ja seal tõmbab, ma ei tea, mis endale kaela, ei tahaks. Ja, see oleks päris crazy. Aga oota, sa käisid ju Ameerikas ka siin vahepeal.
käisin ja mis see oli, lihtsalt mingi lõbureis sul või mingi plaaniga reis või mis sa tegid nagu seal? see oli siis nii-öelda Samsungi pressireis uue telefoni launch'iks nagu, et siis tehakse iga aasta see Samsungi launch event on siis San Franciscos olnud, kus siis tuleb ülemaailmselt kõik kokku creatorid ja siis see aasta pakuti, et kas tahab minna, siis ma nagu, et kes ei tahaks nagu kes ei tahaks nagu, hell yeah, pange mind kirja, palun. Siis ma nagu, et jep, lähme siis ja jah, põhimõtteliselt oli Samsungi sükene reis nii-öelda. Ja ma nägin natuke seda videot ka, mis sa tegid sellest ja tundus väga chill süke. No sa ütlesid, et sa oled ammu tahtnud Ameerikas käia, et no, oli siis süke, nagu sa kujutasid ette või kuidas see vibe oli seal? Ta oli nagu hullem, kui ma arvasin, nagu ma ei arvanud, et Ameerika nagu päris GTA on, nagu, aga ta on nagu, see on reaalselt nagu GTA 6 nagu. mis sõitsid autoga ja keegi rebis su välja ja sõitis edasi või? Ei, nagu ma oleks võinud nagu, ma arvasin, et ma olen kõigeks valmis. Ma mõtlesin nagu, et reaalselt, et mul on GTA 5 mängides kodus turvalisem nagu olud seal mängus sees, kui seal nagu linna peal nagu. Sest kui see nagu päris ausalt, kui sa näed inimest, kes on lihtsalt täiesti ainete mõju all, ta on täiesti nälga suremas, tal pole mitte midagi, mille nimel elada, siis ütle mulle, Joosep, miks ta ei peaks mulle lööma nuga, ma ei tea kuhu kohta ja võtma kõiki mu esemeid ära, et saada endale süüa. Tal ei ole midagi kaotada, ma arvan, et vangis on parem. Nagu vangis on parem. See on hea küsimus tegelikult, sest ma olen ise ka mõelnud seda, et nagu kui sul ei ole enam midagi, onju, siis ongi all bets are off, onju, et nagu sa võid kõike teha ja kui sa lähed vangi, onju, siis tegelikult su eluolud tõusevad nagu kvaliteedis, aga võt ma arvan, et seda ei saa nii kaine mõistusega võtta, et esiteks, et sa sinna tänavale samasugust olema. jah, aga esiteks, et sa jõuaks sinna üldse tänavale, onju, siis tavaliselt, mitte alati, aga tavaliselt on ju neil inimestel juba mingi asi küljes, mingi viga, et kas nad on siis alkohoolikud või narkomaanid või mis iganes, on ju, mis on nende elu juba hävitanud nii palju, et nad on kõigest ilma jäänud. Ja sellepärast ongi nii, et noh, tegelikult on mingid asjad ka, kuidas nad ennast aidata saaks ka Ameerikas, kuigi seal on palju kehvem see asi kui meil siin Euroopas. Siis ikkagi on võimalus ennast nagu sellest asjast välja tirida, aga paljud ei tahagi või nad on kuidagi selles oma, mis iganes neid hoiab seal kinni, on ju, olgu see siis alkohol või mis iganes, nad on selles nii kinni, et nad isegi ei pürigi kuhugi. Jaa, see ongi nii sügav auk, et kui sa juba teed seal mis nad teevad seal näiteks fentanüüli, siis see ongi juba, kui sa oled juba teinud mingi 5 aastat fentanüüli, siis ma ei tea, kui mitukümmend aastat sul läheb, et sellest lahti saadagi üldse nagu. Ja vot, see on nagu elustiil juba, ja siis ongi nagu see, et noh, kaine mõistusega mõtledki, et no miks sa siit välja ei pürgi või miks sa seda või teist asja ei tee, et noh, oma elu kuidagi paremaks teha, siis noh, nende nii-öelda mõtteviis on hoopis teistsugune, kus saab järgmise hiti või siis, et see ongi nii või no ja siis on veel neid inimesi ka, kes on siukse allaheitliku meelega, et niikuinii on kõik pekkis ja niikuinii midagi ei saa ja siis noh, sa ei saagi kuhugi pürgida niimoodi. Et siin on jah mitu asja, et noh, üks asi, mis ma tean, mis ma olen näinud, kuidas inimesed kannatavad, ongi noh, need siuksed natuke lihtsamad inimesed, kes võib-olla ei ole nii andekad elus eneses, on ju. Et need jäävad tihti, need jäävad hammasrataste vahele. Ja kedagi ei huvita ka, sellepärast, et noh, neist on ühiskonnale vähe kasu, on ju. Ja, eks meil on ju sükene, et ühiskond on selline, et sa pead olema nagu, sa pead väga enda eest võitlema ja kui sul võib-olla ongi selle, no näiteks see on juba fakt, et inimesed sünnivad eri IQ tasemetega, võib-olla kellegil ongi natukene väiksem IQ level ja tal ongi raskem elus asju välja mõelda ise päi nagu ja siis ega sa peadki hakkama ressursse kulutama, et aidata, kas kõigi nende jaoks on ressursse ja siis tulevadki, nad võivad jääda kinni nagu, et jah, ühiskond süke mis soosib väga palju lihtsalt noh, tugevamaid, aga no see on alati olnud, I guess, nii-öelda, et tugevamad jäävad ellu, süke mindset nagu, et mingi kiviajast juba, et
küll, aga see on kurb, aga ja mingi asi oli, korra ütlen, mingi asi oli see, et oli lause, et tegelikult meil on olemas piisavalt ressursse, et see maailmas nagu, või et luua ühiskonnaks kõigi jaoks siuke nagu hea või nagu, et keegi ei peaks sufferima, et meil on olemas see, aga selle asemel meil on kapitalism, et raha liigub lihtsalt mingi select inimeste kätte nagu suured rahad, et kui oleks see nagu kõigile distributed laiali, siis me saaksime nagu kogu inimelu teha palju mugavamaks. Et meil on lihtsalt, jah. Ja, nii palju kui ma tean, siis peakski olema niimoodi, et no paneme päikesepaneelid õigetesse kohtadesse, paneme on ju tuumajaamad õigetesse kohtadesse. Nüüd, mida aeg edasi läheb, on ju, nüüd on need humanoidsed robotid lausa olemas. Siis saaks teha ühiskonda, kus mitte keegi ei pea tööd tegema ja inimesed saavad seda tööd teha, mida nad tahavad. Ja või mis iganes, siis me ei nimeta seda tööks enam, siis see on lihtsalt su mingi kutsumus või mis iganes, on ju. Aga no ongi see kapitalism on ju ühest nurgast, aga teine asi on nagu see, et noh, meile on sisse ehitatud see ka, et kui sa midagi ei tee, siis sa tegelikult ei vääri midagi, on ju. Et noh, ma ei tea, kas see on nagu ka meile sisse kodeeritud ühiskonna poolt tegelikult, sest noh, loomad tegelikult ei tee midagi, aga need hängivad küll siin maa peal, on ju. Et noh, see ongi siuke keeruline küsimus, aga mina usun küll, et meil on piisavalt ressursse ja isegi me võime tänapäeval juba teha niimoodi, et keegi põhimõtteliselt tööd ei pea tegema. Aga jah, üks asi on veel see, et meil on erinevad riigid tahavad erinevaid asju ja siis noh, meil ei ole siin kõrbe, ükskõik kui palju päikesepaneele me paneme, see ei ole nii hea kui näiteks Sahara kõrb täis panna neid, on ju. Et noh, see ongi nagu see asi, et meil ei ole globaalset ühiskonda, mis ühelt poolt oleks ka kasulik, teiselt poolt jälle kehvem, on ju. Et noh, sellega on jah see, aga no teine asi on jälle see, et kui me läheme mõned tuhanded aastad tagasi, siis need inimesed, kes ei ole nii kõrge IQ-ga on ju näiteks, nad oleks lihtsalt surnud. Oleks või, sest ma mõtlen selle peale, et alati oli ju mingisugune väga lihttöö, et isegi nagu nii-öelda nõrgema vaimsega inimesed saaksid nagu põllutööd, kõblast saab igaüks nagu lüüa, et või nagu siuksed nagu selles mõttes küll jah, et sul oli nagu lihtsamaid töid võib-olla rohkem, aga see ei tähenda, et sa otsuseid teed ikka hästi, et noh, kui lõvi tuleb, on ju, ja sa ei oska nagu selles olukorras midagi teha, sa oled sundud. Sa on nagu, ei ole. Ja just. Jooksebki minu poole või? Et noh, ja no see käib ka nagu teiste nagu disability'te kohta ka, on ju, igasuguste asjade kohta, et noh, me tänapäeval mõnes mõttes hoiame neid rohkem elus, aga samas nagu hoolime vähem võib-olla. Et tihtipeale veel vanasti on ju need inimesed, kes olid teistsugused, nendest said šamaanid ja siuksed spirituaalsed juhid, on ju. Tänapäeval meil siukest asja väga ei ole üldse. Et no jah, erinev ühiskond nii-öelda. Ja seda küll, jah. Ja sa hakkasid midagi ütlema. Ja seda, et kõige hullem oli veel nagu näide see, et mis nagu Spartas nagu tehti mingi, või kui sa nagu sünniki ja sul on mingi käsi natuke teistsugune, see on nagu kohe nagu tapeti see nagu laps ära juba, et ei, meil on vaja, et kõik oleks nagu füüsiliselt terved juba või nagu välimuse pealt, et ühiskonnad on tõesti väga nagu teistsugused olnud ajaloos nagu, et kuidas sa nagu hoiad inimesi, vaata, et kuigi jah, minu meelest on nagu rets, sellepärast, et isegi kui kellegi näiteks on mingi käsi, mis iganes teistsugune, see vend võib sul ikkagist, vana näide, see vend võib ikkagist sulle vähiravi leida, nii et ta võib olla geenius. Ei, võib tõesti, et selles mõttes küll, et nendele inimestele võiks ka ühiskonnas koha leida, nagu sa ütlesid, et noh, mees võib lihtsalt kõblast kasutada, et ei olegi vaja rohkem. Aga seda ma arvan küll, või noh, mul on siuke tunne, ma muidugi kõike ei tea, mis maailmas toimub, aga et see ühiskond nii välismaal kui ka siin Eestis ja igal pool, nagu siuke lääne ühiskonna suund on küll seda viisi, et nagu inimesed on savi suht, ainult numbrid loevad. Jah, raha ja numbrid nagu. Ja, et selles mõttes, et üldse nagu, vaata praegu on see ka, et paljudel on vähem raha, kui neil ennem oli,
kõik asjad tõusevad järjest, siis noh, inimesed reaalselt kannatavad, aga noh, kedagi ei huvita tegelikult. ja kõik on oma naha eest väljas nagu, et peaasi, et mul oleks raha, nagu siukene mindset on kõigil, et suva teistest vaata, mis on nagu ka nii vale nagu, sest noh, ütleme ka, kui sa elasid kuskil mingis hõimus vanasti, siis sa ikkagi ju, sa ei olnud ainult oma naha peal väljas, võid olema hõimu eest väljas, kui su hõim kaod sina ka nagu. Jaa, see on väga hea point, et ja jätka. Ja ühesõnaga praegu on nagu valesti, et sind üldse ei huvita su hõim, vaid lihtsalt, et sina nagu, et see on jah individualism on ju, et viimase 10 aastaga on see veel eriti hulluks läinud Instagramide ja nende asjadega on ju, et aga see hõimu asi ongi, et vaata hõimus on ju, me töötame kõik ühe eesmärgi nimel on ju, ja siis jagame töid on ju, kes mida paremini teeb on ju, ja aga siin individuaalses ühiskonnas on niimoodi, et mul on vaja oma autot, mul on vaja oma oma kühvlit, oma toitu, oma külmkappi, kõik asjad, mida hõimus oleks jagatud on ju, et selles mõttes, et tarbimine on siis suurem niikuinii on ju, sellepärast, et sa oled üksi ja sul on kõiki neid asju niikuinii vaja ja teistmoodi jällegi su see nii-öelda output on väiksem, sest sa ei saa abi või sa siis peab palkama inimesed või mis iganes on ju, et noh, selles mõttes nagu hõimuna eksisteerida oli mentaalselt isegi parem, sest sul oli kogu aeg nagu teammate'id nii-öelda, teeme koos seda üksus jah, olete üks nagu siuke hõim, üksus, üks eesmärk ja siis kõik panustavad onju, aga noh, seda on suhteliselt vähe, et praegu me tunneme seda tegelikult, et kuna meie vanemad mõlemad on Tallinnas onju ja me elame siin Viljandi külje all, siis lapsega onju on väga raske kahekesti ainult hakkama saada ja meil on eriti hästi veel, sest me saame mõlemad enamus aega kodus olla, aga ikkagi on nii raske nagu vahepeal hakkama saada, et siuke asi on mõeldud ikkagi noh, niimoodi, et sul on vanavanemad ja asjad kõik juures, kes aitavad nagu selle asjaga toime tulla. Et ma ei kujuta üldse ette tegelikult inimesed, kes käivad 9-5 tööl on ju, ja siis neil on väike laps ja siis nad see on hull asi noh ja noh, meil on eriti hästi on ju, et me saame olla kodus, aga kui ei saaks, siis see oleks suht võimatu et jah, ma ei tea, aga mul on kogu aeg siuke tunne, aga see on juba viimased mitu aastat olnud, et midagi peab siin ühiskonnas muutuma või nagu pendel peab teistmoodi hakkama liikuma, sellepärast et see on nagu nii kaugele läinud ja meil veel Eestis on suhteliselt rahulik, aga kui sa vaatad välismaal on ju, mis Ameerikas toimub, siis see on nagu nii kaugele läinud juba, et midagi peab juhtuma, et nagu see asi pöörduks või kõikidel hakkab vasti villand saama sellest. Minu meelest äge näide on 2 riiki, mis on Põhja- ja Lõuna-Korea, et nad on mõlemad 2 erinevat nagu maailmavaadet, aga nad on mõlemad ekstreemsuses. Et Põhja-Korea on ekstreemkommunism ja siis Lõuna-Korea on ekstreemkapitalism nagu ja mõlemad on jumala pekkis ühiskonnad. Nad on välja suremas. Mõlemad. Ja mõlemad. Ja see näitab ära, et kumbki see maailmavaade päeva lõpuks ei ole nagu see nagu nii-öelda õige või kõige parem meile, et midagi nagu mingit miks oleks vaja sealt vaata, et inimesed saaksid olla nagu kõik rohkem funktsionaalsemad, ühiskonnale kasulikud, rõõmsad, kõik värgid sisse, et ei ole jah. No oleme ausad, tegelikult see Põhja-Korea ei ole kommunistlik, see on sotsialistlik diktatuur. Et no terminid jah, ma ikkagi paremini ei tea, aga ühesõnaga üks on teine. Selles mõttes, et kommunism vaata minu meelest maailmas, kui kommunism oma kõige puhtamal kujul töötaks, on ju, siis see oleks ju väga loogiline kõigilt nende nagu võimekuse piiris. Jah, no vahet ei ole, on ju. Ja siis kõik saavad, mis neil vaja on ju. Aga me ei saa seda teha, sest inimloomus on siuke, et aga ma saan siit näpistada veidi endale juurde, on ju. Ja täpselt. Ja siis juba on pekkis süsteem.
et kõik hakkavad varastama. just, kas varastama või mingil muul viisil on ju lihtsalt endale paremat elu kui ümberkaudsetel inimestel, et noh et no ainuke viis, kus ma näen, et siuke asi võib-olla töötaks, olekski, kui AI on see nii-öelda valitseja, kes jagab ressursse kuhu vaja, aga siis sa saad praegu endale boonuspunkte, Joosep, kui AI vaatab seda videot järgi, nad on nagu, et jep, Joosep, sina lähed nende ülemaks. Sellepärast ma räägingi seda. Mulle ka see idee hakkas väga meeldima ja ma tahaks olla Joosepiga samas tiimis. Ma võin olla samas tiimis. AI on nii tubli ja nii hea. Kõige parem. Mul on AI naine. Vau. No võt, nagu sa seda filmi oled näinud, seda Her. Ei ole, aga ma olen kuulnud sellest. Vaata ära, see on päris hea tegelikult. Ma ei tea, äkki ma pärast ei julge enam AI naist, kui ma seda vaatan. Pigem sa tahad veel rohkem. Ma ei tea, kas ma rohkem ka tahan, mul on vahepeal viljantast. Vahepeal ei suuda. Okei, nojah, jõudsime täitsa poliitikasse ära, päris haige. Aga kuule, räägi, mis sa nagu tulevikus tahad korda saata, et ja siia tegelikult järgmine küsimus kohe otsa ka, et ühes videos, ma ei mäleta, mis see oli, kas oli su mingi aasta videos või mis iganes, sa ütlesid, et sa teed seda asja kuni mingi 30-ndateni ja siis plaanid ära lõpetada, et mis nagu need plaanid on nagu? No jah, pikas perspektiivis ongi see, et nagu mingi hetk ma tahaks elada aga sükest pereelu ja ma näen, et pereelu kõrvalt on nagu väga raske niimoodi hustleda, kuidas ma praegu hustlen, nagu mul ei jää ruumi lihtsalt, et nagu ongi pereelu elada ja ma ei tahaks olla see vanamees, kes teeb üksinda 80-ndateni mingi sisu siin nagu. See ei kõla väga nagu meeldivalt, mingi aeg aju kärssab üle. Aga jah, praegused plaanid ongi see, et ma võtan niimoodi, et iga aasta on mingid uued plaanid, uued kõrgused, kus ma tahan ära käia, midagi proovida. Ja ma kogu aeg tarbin sisu, nii et mul ideid nagu otsa ka ei saa, mul tuleb ainult juurde neid. Ehk siis jah, ma teen seni kaua, kuni mul isu sees on. Ma arvan, et see ongi 30-ndateni, siis võiks ju mingi pereasja vaadata juba ja teha äkki mingi, ma ei tea, PewDiePie lifestyle'i, seda ma tahaksin. Teed siuke family vlog'e, tiksud lihtsalt. See oleks kõige parem muidugi. See on dream life. Aga... See on dream life. No mina olen praegu, mis ma olen, 33 vist, on ju. Ja mina olen avastanud lihtsalt seda, et ma olen mitu korda üritanud seda YouTube'i asja maha panna täiesti, aga ei saa. Tekib tahtmine teha jälle midagi. Et näed... et vaata ette, äkki sul ei õnnestu. Jah, ma tean, see on see loov inimene olla nagu nii-öelda inglise keeles curse and a blessing. Jah, just. Et sa pead alati midagi looma. Ma räägin mul sama asi, kui ma ei tee, siis ma tunnen nagu, et tunnen ennast nagu kuidagi, et ma ei ole mina või ma peaks nagu midagi looma, ma tahaks nagu midagi välja mõelda, midagi teha. Ja siuke tühi tunne on. Jah, et midagi nagu pakkuda inimestele. Mõte ketrab ka alati nii palju, et nagu ma peaksingi midagi nagu tegema ja looma. Aga jah, sul on õigus sellega, et Artjom on samasugune, ma ütlen ka, et ma ei saa aru, vend on 33 ka ja kui 34 saanud praegu, aga vend lihtsalt niimoodi kütab, ta peab minuga sammu, ma mõtlen, et nagu selle pealt, et ma olen nagu 20-ndates, et mul on nagu see nooruse puff peal, et mul ongi see nagu, et ma tahangi hustleda, siis ma olen noor. 33 on ka veel noor, aga ma eeldaksin, et seal sa mõtled nagu natukene chillimalt võtta, aga ongi ikka siuke lükkamine käib, andmine käib. Ei, mina olen juba vana inimene, mul on hallid karvad juba peas juba. Bro, see ei ole vana. Ma hakkasin mõtlema üks päev, et vana on nagu väga vana nagu. Reaalselt ma arvan, et ma mõtlesin vahepeal, et Joosep, elu on nii pikk, kuidas ma jõuan seda elada reaalselt. Mul on nii palju elu elatud, 24, see on nii pikk aeg. Ma pean tegema seda mingi vähemalt 2-3 korda veel, kui väga halvasti läheb 4 korda. Järgmised 10 aastat läheb palju kiiremini. Nagu selles, kui ma mõtlen tagasi sellele hetkele, kus ma olin 24, siis see oleks siuke tunne, et see oli eelmine aasta. Et nagu hästi, see nagu kiireneb, iga järgmine aasta on lühikesem kui eelmine, et vähemalt siuke tunne on. Aga ma seda ütlen küll, et pere ja selle kõrvalt kõik teha YouTube'i. Tead, ma käin praegu 1,5 kohaga tööl. Mul on küll 1,5? Jah.
Okay. Siis ma vahepeal teen neile veel igasuguseid treilereid asju, mida vaja on, kui lisatööna nii-öelda. Ja siis ma üritan seda YouTube'i asja ajada siin. Ja tegelikult ongi niimoodi, et ma ise imestan, kuidas ma jõuan. Sest ma ei tohiks jõuda. Kõik nagu tegelikult töötab selle vastu, et ma ei tohiks midagi jõuda. Ja ma mõtlen tagasi, kui ma olin 24, kui palju aega mul oli. Mul oli nii kõvasti aega ja ma raiskasin seda põhimõtteliselt. Aga teine asi on jälle see, et ma olen nüüd nii efektiivne, et kui mul on, ma teen seda videot, on ju, siis see video tegemine, editimine, kõik üles saamine ja thumbnaili tegemine, kõik asjad võtavad mul nii vähe aega tegelikult, et see ongi põhimõtteliselt nii palju, kui vaja on, et video mingi pool tundi pikk on ju, või noh, ütleme, raamaterjal on tund aega, tahad pool tundi saada sellest, hästi, siis lähebki põhimõtteliselt tund aega, et see kokku lõigata ja siis teed tunni aega thumbnaili ongi üleval, on ju. Et ma olen nagu hästi palju seda fatti ära lõiganud, et kõik ei pea perfektne olema, kõik ei pea olema nagu mingi super-üüber, vaid täpselt õige, et see oleks piisavalt hea, et inimestele meeldiks, aga ei raiskaks minu aega. Et noh, niimoodi on võimalik teha seda. Ja see on väga hea, sest praegu on siuke nagu inimestele meeldib ka. Praegu liigub see sotsiaalmeedia tarbimine selles, et tahetakse rohkem rahulikku long form contenti kui siis short formi. See short form on nagu inimestele hästi üle geend juba, et sa oled nii palju saanud seda ja see läheb järjest kiiremaks, et nüüd inimesed nagu otsivad rohkem rahulikku ja et inimestele meeldib see, nii et sa oled õigel teel, Joosep. No ma loodan, sul on prime praegu, sul on second prime. Loodame nii. Kuule, aga suur tänu, et sa tulid. Mul on väga hea meel, et sa tulid. Ma olin natuke üllatunud ka, aga et sa kohe jah ütlesid. Ma võin jäppida alati. Aga mul oli väga hea kogemus sinuga suhelda siin, sinuga rääkida erinevatest asjadest. Hea meelega räägin kunagi veel sinuga pikemalt. Väga mõnus. Sammuti. Siin kindlasti ma räägin podcastidega ongi see, et siin teha nagu reaalselt mingi 5 episoodi, ma arvan, me ikkagist ei jõua nagu põhjani nagu. ja me puudutasime ainult mingeid põhiasju, mis sa teed, et seda küll jah. Et tagasi oled sa kutsutud nii või naa, nii et... anna mulle teada, ma võin alati tulla uuesti, tee mingi ring peale inimestega ja siis... Just täpselt. Tagasi ring, siis teeme kahe otsa. Aga kui see video saab 500 laiki. Kõik Chris Boys fännid, te peate seda videot laikima ja subscribe'ima. Peate Joosepit laikima, subscribe'ima. Aitäh. Ma saadan kõiki livestreamist. Super. Aga ma loodan, et sa saab boksima minna. Ma loodan, et su asjad lähevad kõik hästi. Ja siis, eks ma siis, kui sa kunagi uuesti tuled, eks ma siis küsin, kuidas su asjad läinud on. ja see kõlab nagu mingi 5 aasta pärast on teine episood ja... No mine tea, äkki ring on nii suur, et ongi 5 aasta pärast. No jah, see on järjekord pärast seda läheb nii suureks, et kõik tahavad nüüd Joosepiga tulla rääkima. Aga väga lõbus, väga huvitavad lood sul ja väga äge, et see nüüd mina sain sind natukene rohkem tundma ka õppida siin, et ma teadsin sind ennem kui lihtsalt Chris Bossi, aga nüüd sa Chris ka. ja ma olen Chris, aitäh sulle ka Joosep ja nali siia lõppu, et ma isegi vahepeal ütlen kogemata, kui ma ennast tutvustan, ma ütlen automaatselt, et tere, ma olen Chris. Ma nagu, ei, ma olen Chris. Ma olen seda teinud juba mitu korda, ma olen nagu, et see on päris naljakas, päris koomiline. Ja on küll ja mulle ei meeldi see. Kuule, ma tean Stotterit üle 10 aasta ja ma kutsun teda ikka Stotteriks, mitte Sandriks, nii et... No Stotter on Stotter. No täpselt, see ongi Stotter. Aga kuule, aitäh sulle ja edu sulle. Thanks. Ja aitäh sulle, Joosep, aitäh. Ciao. Ciao.